kliendid tahavad. Podcasti toob teieni saatejuht ja teenusedisainer Mari Arnover. Tere tulemast kuulaja 4. saatesse. Mul on väga hea meel, et me oleme jõudnud nüüd just sinna paika, et minna teenusedisaini teemadega rohkem süvitsi. Et kui me eelmises saates rääkisime empaatiast, kuidas sihtrühma, kolleegi, teist inimest paremini mõista, siis nüüd me saame rääkida sellest kõigest veelgi täpsemalt. Nimelt teenusedisainis siis luuakse sihtrühmad üsna sellised detailsed. Need erinevad natukene sellest mõtteviisist, kuidas turunduses on sihtrühma varasemalt vaadatud, mistõttu on kuulama oodatud kõik, kes tahaksid oma kliendist paremini aru saada. Ja see klient võib olla siis mis tahes teine osapool, koostööpartner, lugeja, kasutaja, kes iganes. Aga selleks oleme täna saatesse kutsunud oma väga hea kliendi, kes on siis Päästeamet. Tere tulemast, Mikko Virkala, ennetuste osakonna ekspert. Tere päevast kõigile. Ja ma pean ikkagi alguses selles mõttes kiitma, et kui ma Päästeametiga 2 aastat tagasi koostööd alustasin, just nimelt selle projekti raames, siis ma olin ikka väga meeldivalt üllatunud, et juba teie majja sisse astudes teil on strateegilised eesmärgid igal pool vastu võtmas ka töötajatele, päästjatele silme ees, et mille nimel töö käib, visioon, missioon. Ja see kõik jättiski juba esmamuljana selle tunde, et te teete asju strateegiliselt. Jaa, täpselt nii on, et mitte ainult meie peamajas, vaid tegelikult on meil igas ka päästekomandos missioon, visioon, kõik tegelikult silmale nähtav ja une pealt teada. Et nii täpselt ongi. Jaa, aga kuidas see sinu lugu Päästeametiga, et kuidas sa sattusid ja kuidas praegu Päästeametil läheb? No mina isiklikult sattusin Päästeametisse juba tegelikult 2000-te alguses, et väga pikaajalise staažiga, aga ei ole püsinud nagu selles mõttes ühe koha peal, et tahan ju kogu aeg areneda, et tegelikult alustasin oma päästealast karjääri päästjana ja seda siis Kunda päästekomandos ja sealt siis õpingutega edasi olen käinud läbi kõik võimalikud sellised etapid, mis on pakkunud mulle endale huvi, ehk et kogu planeerimine päästevarustusest, kriisi reguleerimine, ennetustöö ja nüüd siis peamajas ongi valdkond, mida juhin, on tegelikult veeohutus, rääkimata sellest, et siin alles sellest aastast sai ühe teenuse juhiks olla, et segased karmid ajad, nagu meil Päästeametis on, et olen pidanud ka 2 teenust juhtima ja mingil etapil isegi osakonda juhtima, et see on nagu selles mõttes töömahu mõistes hästi suur ja mul on ka väga hea meel just selles osas, et me oleme saanud teha järgmise sammu, et see kõik, kuhu me oleme jõudnud nende tegevustega, mida me siis oleme ennetustöös aastast 2009 nagu veeohutuse teemadel ja 2006 juba tuleohutuse teemadel, elanikkonnakaitse on sinna hiljem sisse lülitunud 2017 aastast, et me oleme nende tegevustega jõudnud nüüd täpselt, et sinnamaani, aga kuidas nüüd edasi? Et me väga palju erinevate protsessidega on nendeks siis kas koolitamine või nõustamine või siis sellised avalikud üritused ehk siis selline teavitamine, et me nägime, et me oleme nende sellise oma strateegilise eesmärkide mitte piiri saavutanud, aga oleme kuskil toppama jäänud ja see ei vii meid edasi, et ehk et nüüd me tegime otsuse tegelikult vaatama kliendile sisse. Mida tegelikult see klient vajaks? Õpime oma klienti tundma, vaatame, kuidas me saame teda nüüd veel paremini mõjutada, mis on need tegevused, kes on need, kuni kõneisikuteni välja, et kõik see pool ja selleks ma ütlengi, et tulid meil appi siin turu-uuringud ja Tallinna Ülikool, et see on nagu super. Minu jaoks oli see täiesti pea ees tundmatusse kohta hüppamine, aga
ma saan kohe etteruutalt öelda, et ma nägin ka ise, et me võime nende tegevustega edasi minna, aga täpselt see koht, et see on niisugune nagu konveieri töö. Me peame minema sisulisemaks. Me peame leidma uued hoovad ehk et lükkame sisse teise käigu. Ja kui teie olete hea näide ka sellest, kes saab öelda, et teie kliendid või kodanikud või ütleme, kellele te teenust pakute, et on üle Eesti või terve Eesti, siis siiski saab vaadata palju täpsemalt ja sellest me täna räägime. Et lihtsalt kuulajale veel taustaks, et persona on siis selline tööriist või töökaart, mis siis kujutab sihtrühma sellise koondportreena. Et võib-olla lihtne on võrrelda seda CV-ga. Et igal inimesel on tööle kandideerides endast üks selline pildiga koondportree. Seal on vahe, nüüd on suuresti selles, et kui CV võtab kokku ühe inimese senise tegevuskäigu, siis persoonad võtavad kokku ikkagi sihtrühma, et vaadatakse tema sellist, ütleme näiteks teie puhul riskikäitumist, et mis ta sellises situatsioonis, ütleme kriisis, tulekahjus või veekogudega seotult, võib vist öelda, veeohutuse teemadega, et kuidas ta käitub ja vot selle käitumise järgi me siis tekitame need sihtrühmad. Ja täna tulebki jutuks siis täpselt need 3 valdkonda, et vaatame eluliste näidetega ka, et kuulajal kindlasti tekib ära tundmist, et jah, see on minu naabrimees või sugulane. Aga võib-olla siis ka see, et jah, et kliendi mõiste teie jaoks, kes on klient? Jah, et meie jaoks on tegelikult klient on inimene, Eestis elav inimene. On ta Pärnus, Narvas, Võrumaal, Tallinnas, et ei ole vahet. Meie jaoks on Eesti elanik klient. Tema ohutuse tagamine, tema elude päästmine ja keskkonna muutmine on meie jaoks prioriteet. Ja tegelikult ongi see, et kui meil on, kui me räägime oma suures Päästeameti strateegilisest eesmärgiks, milleks on tegelikult siis tõsta seda ohutust just meie igaühe kaasabil Põhjamaade tasemeni aastaks, pikem vaade 2025 ja suurendada siis ka kriisideks valmisolekut, siis me mõtlesimegi, et me peame neid samme nüüd tegema, et nende tänaste protsessidega, millega me seda inimest nagu puudutame, mõjutame või püüame neid hoiakuid muuta, oligi see nii-öelda seine ees on ja just kui me räägime täiskasvanud inimesest. Just. Sest lastega Päästeamet tegeleb juba tegelikult lasteaiarühmades saati. Me käime, räägime tuleohutusest, veeohutusest, teeme praktilisi harjutusi ja kui ta lõpetas gümnaasiumi, siis me ka veel teda gümnaasiumis puudutame. Ja siis ta juba kasvab nende hoiakutega ülesse. Väga tänuväärne töö ja ma olen isegi kuulnud, et keegi ütleb, et aga laps lasteaiast tulles ütles, et suitsuandur on oluline. Ja selles mõttes mitte ainult oluline, olen isegi saanud väga palju oma tuttavatelt ka kõnesid, et mida te seal koolis nüüd tegite, et ma terve õhtu käisin tubades ja kontrollisin suitsuandureid ja tuleohtlikke olukordi ja laps ütles, et nii peab olema ja naa peab olema, et ehk et see on jälle niisugune laiem vaade, kust läbi lapse me tegelikult täiskasvanud saame mõjutada. Aga ma ütlen ka, et ega sellega me nagu ütlesin, ei piirdunud, et me peame muutuma inimese keskseks ja selleks oligi vaja meil vaadata ja uurida persoonad. Väga hea, sest nii nagu me oleme siin enne ka rääkinud, et kuidas luua inimkeskseid, kasutajakeskseid lahendusi, ongi siis üks nendest sisenemis, ütleme, teedest, et kõigepealt endale selgeks teha, et kellele me siis seda teenust või mingit ka eesmärki peaksime saavutama. Ja suuremas pildis et protsesside siis ühtlustamine. Nii on, et ega meil oli ka, kui me soovisime, et jah, mõte tuli, et uuriks nüüd seda noort 20+ inimest, millised käitumislikud mudelid tal on, mis teda mõjutab, millised uskumused, millele tähelepanu peaks pöörama, millist meediat ta tarbib, et panna nii-öelda seda tehnilist kokku, sest riigiasutusena me pidime ju selle
teenuse siis nii-öelda ka kuskilt tellima, eks. Aga kõige raskem on see, et kui me seda eelnevalt teinud ei ole ja see Eesti turul ei ole ka väga, ma ei tea, kas see popp on hea sõna, aga ei ole väga levinud selle teemaga, selle kliendi nagu uurimisega, siis oli ka päris raske seda kokku panna, aga omad ideed kirja ja ma ütlen, et hästi, et me leidsime sellise väga hea koostööpartneri lõpuks, kes siis tegelikult aitas meil siis 2021 aastal palju tehti intervjuusid, väga analüüsiti statistikat, mida me olime siis nii-öelda Päästeametiga kogunud, mida me oleme ka tegelikult väga pikaldaselt teinud, eks. Panime kõige kriitilisemad 5V ja 5 tuleohutuse persoonat seal vanuse jaotusega ja tegelikult püüdsime siis kajastada seda väga eluliselt. Et miks me tegime need intervjuusid, mitte ainult ei tehtud intervjuusid siis nii-öelda nende riskiprofiili inimestega, aga tegelikult tehti ka intervjuusid päästemeeskonna siis nii-öelda liikmetega, kes tegelikult kliendiga puutuvadki kõige rohkem a la igapäevaselt kokku, kas see on siis läbi nõustamise, kas siis läbi nii-öelda päästetööde, ehk et saada ka siis nii-öelda need kaks omavahel matchima ja jagada ka neid lugusid, mis tegelikult seda persoonat kõnetab. Just nimelt, et mina tulingi mängu siis, kui tegelikult Turu-uuringud ja Tallinna Ülikool olid juba selle suure töö ära teinud, et kõik need intervjuud, aga protsessi mõttes võib-olla teistel, kes ei ole sellega nagu nii palju kokku puutunud, et jah, need persoonad saidki töökaardile kirja ja ühest küljest juba nagu suur asi tehtud, aga ka siis ei öelnud, et stopp, aitab. Ei, absoluutselt, et ega eesmärk ei olnud jah, ainult nii-öelda luua persona nii-öelda see profiilikaart, vaid tegelikult me ju mõtlesime ka siis seda tehnilist kokku kirjutades, et oodake vennad, ja naised, vabandust, aga et kuidas me siis tegelikult nüüd päriselt ka edasi läheme, kui me saame nüüd selle riskiprofiili teada, me loeme siis nii-öelda selle persona enda jaoks ja meeste jaoks, teeme selgeks selle. Aga edasi, me peaks äkki sinna mingi tegevuskava või tegevusjuhise või plaani ka tegema, et kuidas me edasi läheme. Kuni sinnamaani välja, et kas me igal aastal uuendame, kas me täiendame, kuidas me seda avalikkusele viime, kuidas me kaasame oma koostööpartnereid, kes tegelikult aitavad samamoodi seda Eesti kodanikku mõjutada. Et rääkimata sellest, et kui me võtame oma nii-öelda koostööpartneriks kas kohaliku omavalitsuse tasand, riigisektor, läheme siis nii-öelda ametite peale, kuni sinnamaani välja, et ka erasektori inimesed, kes kõnetavad, kes mõjutavad, et kuidas me suudame ühiselt seda Eesti elaniku elus hoida, et meil oleks neid inimesi, et see rahvaarv ei jääbuks ja ei juhtuks selliseid koledaid drastilisi õnnetusi. Ja no panna ennast päästja kingadesse, kus sa nagu mõtledki, et sul antakse ülevalt poolt selline suur eesmärk, et palun vähem tulesurmasid näiteks, eks ju. Et mida sa siis teed ja siis saad teadmised ja tõepoolest on Maimud ja Reinud, kes nad ei kuula väga kedagi ja kuidas sa neid mõjutad, on ju? Jah, see tegelikult nii on, et kui sa juba välja tõid, et me räägime siin Maimust ja Reinust, eks. Üks hetk ma tegelikult võib-olla veel nagu sellest protsessist, et kuidas me siis nende tegevusjuhendite sellise sisuni jõudsime, eks ju. Et meil oli vajadus see kuidagi päästjatele ikkagi selliseks töövahendiks kujundada ja selliseks jätkusuutlikuks, et seda saaks täiendada ja sellest õppida. Et kaasasime siis tegelikult üle Eesti komandosid. Käisin, külastasin kõiki, kuulasin ära, mis on nende selline arusaam ja mis nende töös aitaks, et me ei eeldanud, et me teeme nüüd ühe järjekordse sellise juhendi ja siis... et ei ole võluvõti kuskilt, et nüüd sellega avate kõik uksed. Just. Ja siis küsisin jälle neid selliseid küsimusi, et kuidas te tegelikult näiteks šokiseisus inimest oskate nõustada, et kas on piisavalt olnud sellist psühholoogilist tuge ja koolitust ka teile endale, kust näiteks koorus välja see, et meil oli projekti vaja kaasata kohe ka terapeut, psühholoog, kes siia ka sellised esmaabi
spikri aitaks kujundada, eks ju. Jah, ja tegelikult ega ei olnud ainult see pool, tegelikult me tõime siia sisse ka füüsilised sekkumismeetmed, mida tegelikult nii tules kui vees, et mida siis kasutada, et keskkonda muuta ohutumaks, et anda selline terviklik koondpilt, mitte ainult persoonadest ja tema siis nii-öelda riskiprofiilist tulenevalt, ma ei tea, käitumuslikust harjumustest ja nendest meediatarbimust, hobidest ja kõigest sellest ja selles keskkonnas, kus ta elab, vaid pigem ka nii-öelda neid lahendusi, käike, näidislugusid, et selline, nimetame siis seda tegevusjuhiseks, et selline kompaktne tegevusjuhend, kui ta näiteks nüüd, võtame ühe meie protsessi, milleks on siis inimeste nõustamine, tuleohutusalaselt näiteks. Et kui nüüd me oleme kokku leppinud, et näed, täna, kell 12, oleme kokku leppinud, tuleme, nõustame teda tuleohutusalaselt. Nüüd me vaatame peale, tegu on meie persoonaga, niinimetatult jutumärkides Rein, kes on meil siin 65+, on ja, et õpetada või anda siis sellist tuge meeskonnale, et ta oskaks mõjutada, et ta oskaks käituda, et ta teaks, milliseid töövahendeid kasutada, milliseid töövõtteid kasutada, et see peab nüüd sealt tegevusjuhendist välja kooruma, ehk et lihtsustama, enne kui ma kliendi juurde lähen, ma õpin teda nii hästi tundma kui võimalik. No just, et me ei saa ju tegelikult seda teist poolt lihtsalt üle kallata kogu selle teadmisega, mis on meie peas ja mida me kõike tuleohutusest teame, eks. Ei, absoluutselt, selles mõttes on see on sul väga hea näide, et me tegime ju seda. Me tegime seda 2009. aastast, on ju. Me käisimegi kõik, mis on meie peas ja suus, inimestel on erinevad ka kindlasti need nii-öelda väljenduslaadid, aga me kõik andsime talle. Nüüd võta siit vahelt midagi, eks. Aga ta ei võtnud. No täpselt ja läbi erinevate kanalite, ehk et tegelikult mida me tegime? Me tegime ka nii-öelda teavituse juures, tegime kampaaniaid, on ju. Ja me hiljem hakkasime neid kampaaniaid ka uurima, aga nüüd ongi see, et kas on meil mõtet üldse selle Reinule kampaaniat teha, kui ta esiteks seda televisioonikanalilt ei vaata, teda see ei huvita, kui teda kõnetab ainult nii-öelda see kogenud lähedane või siis nii-öelda kõneisik keegi, siis ongi see, et mina ütleks, et see kampaania on juba raha visatud tuulde ja tuleks kasutada seda hoopis eesmärgipärasemalt. Just nimelt ja ega võib olla ka täiesti selline mõtlemine, et minuga seda ju ei juhtu, ja sa ei võtagi mingit infot kuskilt vastu. Et täiesti võõras teema, aga tulekahju võib tekkida täiesti meie kõigiga. Ja, nii on. Võime sattuda tulekahjusse ja olukorda. Nii, aga siis protsessi mõttes et saime ka nagu selle ülevaate, et tegelikult ei ole talletatud neid lugusid, mis juhtub üle Eesti kirjalikult, et need on tegelikult kõik päästjate peades ja me alustasime ka selle kogumisega, et päästemeeskond siin tegi ka neid intervjuusid kaasa, mis oli väga tore. Ja mis me siis veel tegime? Siis me hakkasime mõtlema ka selle formaadi peale, et kuhu see info nüüd selliselt koondada, et temast oleks siis päästjal ka kasu, on ju. Ja et kui ta on nagu selline spikker, ta ei ole selline raamat, mida kaanest kaaneni lugeda, vaid pigem see, et sul tekib mingi küsimus ja sa saad sealt vastuse, ta võib sul olla isegi autos kaasas, mis tähendas ka seda, et ta võiks olla ka veekindel näiteks. Ja, me oleme teinud elektroonselt, jaganud meestele neid kuni sinnamaani välja, et ka uued tegevusjuhendid komandodesse meestele lugemiseks, neid saab lamineerida ja kõik ikka selleks, et võimalikult hästi seda teenust läbi viia ja et see teenus oleks tulemuslik ka. Just. Nii, aga lähme siis detaili, et toome siin ka selliseid värvikamaid näiteid vahele, et kuulaja saaks samastuda, et millest me võiksime alustada, et meil on siin tuleohutus, veeohutus ja mina tahaks ikkagi öelda kriisi teemad, aga te olete ennetuse nime alla selle pannud. Meil on, me räägime täna elanikkonna kaitse ehk, et võime vaadata seda ka, aga võib-olla võtakski selle Igori,
kes arvab, et kõik läheb paremaks, tee, mida pead tegema ja tuleb see, mis tuleb, eks. Igor on meil selline vanuserühma järgi 35-50 aastane meesterahvas, töötab, tal on selline kindel töötsükkel, eks, kas ta käib siis päevatööl, aga tal ei ole siis nii-öelda neid juhuotsasid, tal on kindel teenistus, elab 8 või enama korteriga sellises kortermajas, 2 lapse vanem ja vaba aega viidab aktiivselt kas siis looduses või siis oma perega, meedia tarbivustes, kui me üks hetk ma võib-olla kuulajale, et oleks veel lihtsam samastuda, et tegemist on tegelikult mehega tema parimais aastais, et ta on saavutanud ei ole Karlsson. Jaa, aga ta on saavutanud tööelus, ma arvan, karjääris oma sellise, nüüd veel tipu võib-olla, aga ta on ilmselt kas keskastme juht või millest on tekkinud ka selline arusaam, et ma tean kõike, et tohutu enesekindlus ja ta on ehitanud ka oma perele maja, mis tähendab, et see tegelikult juhtus üsna hiljuti või et ta teab, mis seal majas kõik on olemas, et need elektrijuhtmed ja et kõik peaksid olema omal kohal, aga et kui head tööd näiteks ehitusmehed tal tegid, ega ta ju pead panti ei saa panna. Aga selles enesekindlusest ta näiteks ei ole isegi veel kindlustust ilmselt ära teinud, et jah, see tegelikult tuleb nii-öelda sellest persona kaardist või persona uuringust ka tegelikult välja jah, et nii täpselt on, nagu Mari siin ette tõi, et mis ta nii-öelda selles, et ma ei tea, kas me räägime riskikäitusest või me räägime sellest, et millised uskumused tal on. Näiteks, jah. Et pigem uskumuste poole pealt on see, et kui ta on kodu remontinud ära, siis tegelikult ohtu ei ole. Tema ei näe seal ohtu, kuigi inimfaktor on see ikkagi jätkuvalt, et ega alati ei ole remonditud kodu taga siis nii-öelda selle tagajärjel, et kodu on remonditud, et siis ei juhtu õnnetust. Neid õnnetused juhtuvad ka remonditud kodudes. Et võime siin näiteid tuua tuleohutusalaselt, unustatakse suitsuga magaminek, kui toas tuitsetatakse, võime tuua siin veel mingid katkised elektriseadmed näiteks, mingid lühised järelvalveta jäetnud lahtine tuli, kui me toome näiteks küünla, et tegelikult on neid, see ampluaa on nii suur, millest rääkida. Ehk et see uskumus on üks esimene suur asi, mida tuleb inimesel murda, aga Igori puhul jah, see on ja Igor usub ka seda, et tema ja tema pereliikmete käitumine ei loo talle ohtlikke olukordi, mis on samamoodi jälle tegelikult mina ütleks, et ohtlik uskumus, mida siis tegelikult tulebki selle nõustamise või kliendi puhul muuta, millel tähelepanu pöörata, et tegelikult ka see eksimine on inimlik ja inimesed ikkagi eksivad ja alati juhtub see pigem õnnetus selle tagajärjel, et seal on inimkäsi mängus. Just, ja see võib olla näiteks teismeline, kes on, ma ei tea, laadijaga. Ongi telefoni, paneb laadima, paneb telefoni siis nii-öelda padja alla ja see kuumeneb seal üle ja ongi jälle õnnetus käes, et neid näiteid on väga palju erinevaid, mida veel siia tuua on. Et tema jah, on selles mõttes selle uskumuste koha pealt on nii-öelda see persoon on jah, täpselt selline põikpäine ja kui me võib-olla siis räägiks ka, et mis tegelikult ajendab teda nii-öelda tegema selleks kodu tuleohutumaks, siis tegelikult on Igori puhul on naise mõjutus. On nagu uuringus välja tulnud. Naist ta kuulab. Naist ta kuulab ja tegelikult ka vanemaid võtab kuulda. See ongi see, et kui meie oma ennetustööd nüüd planeerime, siis me teame ka, et mismoodi nagu Igorit mõjutada. Et kas me räägimegi Igoriga või me räägime Igori naisega, kes siis suudab Igorit mõjutada. Ja see mõjutamine siin ei tohiks nagu kuidagi heidutada, et see on tegelikult ju ainult tema hüvanguks. Et ta võtaks kedagi kuulda. Just. Ja mis veel välja tuli sealt nii-öelda persona uuringust on see, et sellist tuleohutusalast videomaterjali, mis on reaalne, elulised näited, mis aitaksid mõista seda ohudimensiooni, mis juhtub, millised olukorrad on olnud, et need panevad tegelikult Igorit mõtlema. Ehk et kui me toome seal selle sama vastvalminud majas
näitame neid õnnetuspilte või videomaterjale, et näed, tegelikult ka, Igor, juhtub. Et ei ole nagu vahet, et kas see on nüüd vast remonditud või on nii-öelda kuskil ajaamast räsita saanud majapidamine. Jah, neid juhtub küll vähem, aga ikkagi juhtub ka seal õnnetusi. Just, ja üks hetk, millal rohkem ka kuulda võetakse, olen ma teie tööst aru saanud, et ikkagi kui juhtub minu tänavas või minu külas või minu lähedal. See on täpselt või minu lähedasega. Just, et see on ka see, mis tegelikult, see paneb nagu mitte ainult Igorit, vaid tegelikult see paneb nagu enamus meie profiili inimesi mõtlema, et kui toimub siin samas minu lähedal. Siis see tulebki sinna minu lähedale ja on põhjust hakata natuke muretsema. Aga ega ma ei räägiks ainult sellest, et mis on ohtlik ja milline, mis nii-öelda ajendab seal tegevustesse teda. Räägiks ka seda võib-olla, et mis täna hästi on tegelikult Igori puhul. Räägiks nagu sellest ka, et mida me ka persona puhul ju uurisime. Et hästi on ju see, et tegelikult tal on remonditud kodu, kõik nii-öelda tuleohutusseisukohast vaadates, et tal on korras elektrijuhtmestik, ehk et mis on ka meie üks peamisi selliseid tuleohuallikaid, olles Päästeametis tööl ja nähes seda õnnetuste nii-öelda kurba statistikat ja põhjuseid, siis see juba on niisugune, mis on nagu hästi. Ja tegelikult ei ole ka vahet, kas see on nüüd korter või see on nagu maja. Absoluutselt, just. Laias laastus ei ole seal ka tegelikult vahet. Ja mis täna veel hästi on, et on paigaldatud suitsuandur ja lastega tuleohutuse rääkimise teema on nagu okei tema puhul. Et räägivad nii lapsed, kui tema räägib lastega, et see on täna minu jaoks sealt persoonakaardilt see, mis on hästi. Aga võib-olla tooks ka välja veel selle, et mis see riskikäitumine tal on. Et see on ju ka see, mis tegelikult annabki talle nagu selle iseloomuliku. Täpselt, see kõige tähtsam tegelikult, oleme ausad, on see, et tal kõike neid vajalikke tegevusi, mis tuleohutusega nii-öelda ohtu suurendavad, neid ta lükkab edasi. Et see on nüüd... Teod ei tule järgi, lastele võib rääkida küll, aga... Just, aga käitumuslikult ei tule järgi. Seal on ilmselt erinevad põhjused, kõige levinum, mis ma mäletan nii-öelda sellelt välja toodud, oli see ajafaktor, eks. Et lihtsalt ei ole aega. Et käies tööl, tegevusi on nii palju ja et see on nagu see pool. Aga kui rääkida see nüüd tegutsemiselt, siis ta eelkõige nii-öelda keskendub varale, mitte siis inimese kaitsele, et ta on nii-öelda materiaalne. Materialist, kes on seda aastaid kogunud ja ei taha tegelikult, et sellega midagi juhtuks. Just, ehk et see ongi see, et kui ma olen oma nii-öelda tipu lävel, et ma olen selle saavutanud ja materiaalne inimene, lihtsalt nii on. Ja mis me persoonakaardil siis nagu veel võib-olla välja tahaksime tuua, on see, et mida siis nii-öelda meie siis tahame, et ta täna teeks teisiti, ehk et see on nüüd see konkreetne asi, mis on nagu meile kasu, kui nii tohib väita. Jah, või et kuidas tema käitumist siis muuta, eks? Jah, täpselt, et me tahame, et tegelikult, mis ta siis teisiti teeks, on see, et ta oskaks ennast võimalikult tegevusetust, hoiakust, mugavust takistusena märgata. Et see on nagu meie jaoks nagu väga oluline. Ja ta ei ole ükskõikne teiste inimeste, naabrite ja kogu selle tuleohtliku käitumise suhtes, et ta võtaks selle endale samamoodi, nagu see materiaalne väärtus on, et ta tegelikult võtaks selle ka endale nii-öelda võrdusmärgid vahel, et tegelikult see käitumine on ju ka, et me peamegi rõhuma sinna, et kui nüüd selle käitumise puhul juhtub midagi, et tegelikult siis sa ju ka materiaalselt ju kaotad väga palju. Just. Et sinu vara on ikkagi ohus. Täpselt, et see ongi nüüd see järgmine koht, kui me lähme nõustame, vaatame, nõustatav on selles vanuses, siis me teame, et millele me peame rõhku panema, et teda ilmselt kõnetab see. Ja teeb kõik, et vanemate kodu oleks tuleohutu, ehk et ka vanemad, ehk need, keda, nagu me siin enne ütlesime, kõnetavad teda, et ka nende nii-öelda pool see tuleohutus oleks olemas, et see on see, mida me tahame, et ta täna nagu siis teeks. Ja hoiak, et kuidas ma ütlen, et kodu tuleohutusele mõeldes tal on hirm koduvara hävimise eest ning
oht elule tundub talle vähe tõenäoline, et me tahame, et see hoiak muutuks, kuigi ja paljud väga kuulsad doktorid, professorid on uurinud hoiakute teemat. Ja me ka ise oleme hoiakuid erinevates uuringutes uurinud ja vaadanud, kuidas siis nii-öelda see uuring nii-öelda hoiakute protsent muutub, siis kokkuvõttes võib öelda, need uuringu tulemused näitavad seda, professorid on väitnud seda, hoiakute muutmine on maailmas kõige raskem. Absoluutselt. Ja juba välja kujunenud hoiakute inimene. Ehk et kui me räägime Igorist, kes on 35–50 aastat vana, et tema hoiakuid muuta, see läks läbi pikka aeg. Ta muutub vahepeal Reinuks. Just, ja teenusedisainis on ka, et meil on küll olemas protsess, meil on olemas tööriistad, aga kõige suurem töö on ikkagi mõttemustrite muutus, et kuidas midagi nagu teistmoodi teha. Ja podcast selleks on muidugi hea viis, et me räägime nendest asjadest. Ja, täpselt. Nii, aga siis Igoriga siin tuleb kindlasti nagu see küsimus ka, et kuidas me nüüd ikkagi saame öelda, et ta on nagu meesterahvas ja kust tuleb see nimi Igor. Ütleme nii, et see on riskiprofiil. Just. Ja siia ei saa jääda nagu üks ühele kinni. Just, et me tegelikult persoonasid ütlemegi, et hea on teda inimesena ette kujutada. Ma arvan, et kuulajal tuli silma ette, et on ta nüüd Igor või mitte, aga sellist tüpaaži me oma elus kõik teame. Et lihtsalt me peame tegema siis ühe valiku, et valima selle sihtrühma sellise levinud, ütleme, põlvkonna nime. Ja siin on ta juhuslikult Igor, aga ma toon siis ka juba nagu selle väärtuse letti, et kui nüüd päästjad teavad, et on näiteks väljakutse ja sul piisab tegelikult ainult nagu mainida, et tegemist on Igoriga, nii jutumärkides, et siis on juba tegelikult kogu see info, millest me rääkisime, ette teada, et see on nagu see tüpaaž. Ja, tegelikult nii ongi, et me ei räägi täna ainult ennetustöö võtmest, vaid nii nagu sa väga hästi välja tõid, et kui tulebki nii-öelda väljakutsu, on toimunud õnnetus, et me reageerime, siis tegelikult lööb ka sellel meeskonnal juba ette, selline tegelane, me läheme tema juurde. Ja nad teavad juba, mis teda mõjutab, kuidas ta ka käituda ja kõik siis ka nii-öelda ka tegevusjuhisest tulevad nii-öelda, kuidas teda psühholoogiliselt aidata, et kõik need võtmed tulevad sinna juurde, ehk et me valmistame mitte ainult siis nii-öelda ennetustegevuseks teda ette, vaid ka päästjas ja kuidas ta ka šokiseisundis käitub, et kõik need nii-öelda kõik võimalikud lahendused on meil seal välja ka toodud. Ja kui me siin tuleohutuse peal juba oleme, et tavaliselt neid persoonasid siis võetaksegi fookusse seal 3–5, et teil oli selline maksimaalne näide, et igast valdkonnast me saimegi 5 persoonat, et kui Igor esindab, ütleme seal ühte äärmust, et teda võib-olla ei oskagi kohe nagu sinna, ma ei tea, siis sellesse kategooriasse panna, et kas me nüüd väga peame teda jälgima, ta saab ju hästi oma eluga hakkama, et siis võtaks nagu korra siia niimoodi hästi lühidalt selle teise äärmuse, kes on siis Rein ja kes on natukene oma eluga ikkagi hammasrataste vahele sattunud, ütleme nii. Jah, meie jaoks ongi see Reinud ja Maimud, need 65 pluss vanemad inimesed, eakamad inimesed, kes siis elab nii, nagu tema tahab, kui ta tema heaks arvab ja riskikäitumiselt ka, et tal on kõik need faktorid, mis tekitavad tuleohtu, suitsetavad siseruumides. Enamasti veel voodis. Ja täpselt. Ja siis jääb veel magama ka selle suitsuga sinna voodisse. Ei ole neil suitsuandurit, ehk et meie jaoks kõige raskem klient, kelle juures kahjuks me peame kõige tihemini käima ja see kurb statistikaga seda räägib. No see aasta vist ei ole sellega väga hellitanud, et aga Reinuga et tal ei ole ei tööd, ei naist ja ta veedab oma päevi paljuski alkoholi ja võib-olla mõne sõbraga, eks? Jah, nii on, et tegelikult kuigi me võtsime 5 tüpaaži nii-öelda nende teenuste peal, et nii tuleohutus kui veeohutuses, aga
ega me kõike ei suuda ka korraga ilmselt lüüa, aga siit on kujunenud nagu sellised lipulaevad, kes meil nagu seda kurba statistikat tõstavad ja kellega me tegelikult peame tegelema ja kelle tegevustesse me peame nende hoiakute parandamisse ja füüsilise keskkonna parandamisse eelkõige, me peamegi tegema head koostööd. Ja selle koostöö taga on kindlasti kohalik omavalitsus, meie koostööpartnerid erinevad, kes siis samamoodi neid reinusid mingil hetkel mingite sagedusega külastavad, et tegelikult ongi see, ütleme niimoodi, et kui etteruttavalt juba öelda, see on nagu meie jaoks järgmine samm, mida me oleme ka alustanud juba, kus me siis tegelikult olemegi tutvustanud KOV-idele ehk siis kohalikele omavalitsustele regioonides neid sama meie persoonasid ja kuidas siis nii-öelda läheneda, et see on nagu tegelikult mitte kasu ainult meile, vaid tegelikult kogu Eesti riigile, et kuidas me siis saame selle Reinu nüüd päästa. Et mina ka ju, ma vaatasin teie statistikat, et sa võidki vaadata nendele numbritel otsa, aga kui sa seal taga ei näe inimest ja ei näe tegelikult seda muret, miks ta näiteks ütleme Reinu või kellegi teise puhul sinna õnnetusse satub tihedamini kui teised, et siis on väga keeruline reageerida, aga samas, et kui nüüd ikkagi sotsiaaltöötaja on Reinu juures käinud, siis ta hetkel pigem käib nagu klappidega, et tal on see oma töölõik, ta vaatab oma asjad ära, aga et kas sellest jõuab teadmine näiteks korteriühistule või politseile või päästjatele, et ta on meil nüüd ikkagi seal punases? No ma ei saaks nüüd öelda, et see tänane sotsiaaltöötaja klappidega käib, aga kindlasti on vaja täiendavalt anda sellist know-how juurde, mida me oleme siiamaani teinud ja kindlasti teeme ka tugevalt seda koostööd edasi, et just neid tuleohtlikke olukorda märgata, et mis võivad olla need riskikohad ja et seda klienti tunda, et need on kindlasti need kohad, mis aitavad meil päästa ja võib-olla annavad ka siis nii-öelda sellise sisendi, et kuidas me saame, Reinu puhul on selge, et ega 65+ inimesel on seda hoiakut muuta on raske, et seal me pigem võib-olla peame, mitte võib-olla, vaid päris kindlasti peamegi keskenduma rohkem keskkonna muutmisele. Aga seda me ei jõua. Ja, meil on küll suur võrgustik, meil on kutselisi päästjaid, meil on vabatahtlikke päästjaid, kett on väga suur ja üle Eesti väga hästi nagu kaetud, aga ilmselgelt me ei jõua igasse kodusse. Just. Kahjuks ei jõua ja selleks me peamegi vaatama asutustena tegema seda tihedat koostööd, et leida ülesse, sest lõppkokkuvõtteks meie inimene, meie klient ja miks peaks elujõus inimene siis nii-öelda sellise kurva saatuse saama. Absoluutselt, jaa. Nii, aga kas meil on veel näiteks selline tegelane nagu Rasmus, et kui me võtame ka korraks veeohutuse teema, et minu jaoks oli siin selles, ütleme, nendes persoonades väga nagu Eestile iseloomulikku, ehk meil on sellised keskealiseid mehi, kes armastavad kalal käia. Ja võib juhtuda, et nad tahavad ikkagi sinna ka jää peale näiteks üksi minna. Et ma ei tea, kas see tuleb sellest, et sellel põlvkonnal ei olnud nagu nii palju selliseid hobisid, et ütleme nagu trenni või meditatsiooni või millegi sellisega, aga tema on leidnud, et tema tahab looduses olla, omaette mõtiskleda ja natuke kala püüda. Et neid oli siin veeohutuses palju. Ja siis on jälle need äärmuslikumad näited, et sellega ka ilmselt nagu paljud tunnevad ennast ära, on Rasmus. Et juba nimi ütleb, et ta võib olla pigem ikkagi nagu selline noor, 20–35. Ja ma ei tea, ma ei ole küll meesterahvas, aga ma umbes jälle püüan ennast nagu Rasmuse kingadesse panna, et tuleb läbida siis üks etapp oma elus, kus tuleb natukene sõpradele ennast tõestada või et kui tekib võimalus tundmatus veekogus hüpet vette sooritada, et siis ta seda kindlasti tegemata ei jäta. Ja, et ma pean jälle nii-öelda veeohutuseksperdina pean ütlema, et see on minu jaoks täna suvisel ajal, kohe on saabumas, meie jaoks kõige raskem klient. Just see noor mees,
kes on nii-öelda oma riskikäitumiselt, oma võimete ülehindamine on temal number 1, et see olgu siis tegu ujumisega, pea ees vette hüppamisega või ikkagi number 1, alkoholi tarbimine. Et tema nii-öelda uskumustes... Ei pruugi, aga võib. Ja võib, muidugi just. Et see ei ole 100% kõik, aga me räägime täna nendega, kel sellega õnnetused juhtuvad, siis sealt me saame ikkagi tõmmata Rasmusega paralleele väga tugevalt. Ja noortel võib ka siin narko lisaks olla, eks? Ja ütleme joove, et kas ta on alkohol või narkojoove, et see joove on joove. Aga tema need ohtlikud uskumused just selles vanuses meesterahvastel ongi see, et peab veesport selliseks lihtsaks füüsiliseks tegevuseks, et mis see siis ikka teeme ära või siis see, et mis see paar õlut siis ikka ära teeb, et ma olen ju noor mees, et maks kõrvetab kiirelt läbi ja vaata, õues on nii soe ilm ka, higistan kõik välja, eks. Et tegelikult on need minu jaoks kohe riskifaktorid ja tegelikult viivad õnnetuseni. Ja nad ei näe ka tuttavas veekogus ohtu, et selline uskumus on ka, et mis on ka tegelikult selline riskikoht meie jaoks, aga jah, selge on see, et selline riskiprofiil on meil ka tegelikult välja töötatud ja meie jaoks selline riskipersoon ta on ja ilmselgelt hobid ja need uskumused on ka need, mis tegelikult seda õnnetust esile kutsuvad. Jah, et ta arvab, et temaga jälle midagi ei juhtu ja julge peale hakkamine on pool võitu, et ja tegelikult temal on ka see, et ta ei pea ka vajalikuks oma käitumist muutma. Et ta ütleb, et see ongi okei, et see on in. Et kuidas teda mõjutada siis? Kuidas me teda mõjutada saame? Tegelikult olukorda sattumine, et ta peab ise seda läbi kogema, aga me peame seda tegema nii-öelda õpetuslikul eesmärgil. Ehk et läbi praktiliste selliste koolituste ta saab need teadmised. Ja mida me tegelikult oleme ka teinud. Seesama, et miks ma kannan päästevesti, eks, väga hea lihtne näide. Ma olen ka nendele noortele nii-öelda riskiprofiili Rasmustele öelnud, et kes koolitusel on läbinud, et vaadake ja mõelge nüüd, mis te enne koolitust sellest vestist arvate. Ja teeme nüüd ühe lihtsa katse. Te lähete kõik sinna paati ja nii nagu täna on, te panete need vestid sinna kappi, te ei võtagi neid sealt välja, te teate, et nad kuskil seal kappides peidus on ja nüüd mina keeran selle paadi kummuli. Aga me teeme seda basseinis. Ehk et katsuge nüüd leida basseinis rahulikult ja panna see vest selga ja siis mõelge, et nüüd te olete merel. See on niisugune paarimeetrine laine. Ei üldse mitte hull ilm ja kõige hullem, te kukute vette, lööte pea ka veel ära. Et see on see, mis paneb seda Rasmust täna mõtlema. Praktiline läbitegemine ja kogemuse saamine ja siis ta ütleb, kuulge, tegelikult on ikka õige küll. Vennad, paneme need vestid selga. Ja tegelikult on ju kõigi nende teemadega see, et ega tõesti meiega ei juhtugi ja kui juhtub, siis on sekundite küsimus. Siis on hilja juba. Jah, et me tegelikult peame nendes situatsioonides teadma, kuidas käituda, et meil on küll teeme aeg-ajalt koolitusi siis enesabi teemadel, aga võiks olla ka midagi sellist, et jah, et ma olengi selles situatsioonis korra olnud, rohkem ei taha, järgmine kord, kui merele lähen, olen teadlikum. Nii on jah, et tegelikult, kui ma tuleks veel korraks selle Rasmuse juurde veel tagasi ka, et ega nüüd ka üdini kõik ei ole siis nii-öelda need hoiakud ja uskumused ja käitumine ei ole halb, et täna on hästi ka see, et tegelikult ta teadustab sõprade mõju enda käitumisele, et ilmselt on ka see, et läbi kelle me saame nii-öelda mõjutada, eks. Just, et see kuulumise tunne on lihtsalt hästi oluline. Ja tegelikult, kui ta nii-öelda avamerel või avaveekogul juba on, et natukene on ikkagi tõmbavad tagasi ka, kui ei ole tarbitud nii-öelda, ei olda joobes. Joove on täiesti, mina ütlen, et väga suur riskiklass, et või faktor, mis tegelikult tõmbab neid piire ja ahendab. See enesekindlus läheb lihtsalt nii lakke. Täpselt. Ja täna on meil hästi ka see tema puhul, et ta usub, et vees peituvaid riske ei tohiks alahinnata ja ei eita veeohutuse tähtsust. Tegelikult ta saab aru küll. Ja just läbi selle kurva statistika eelkõige. Ja rääkimata selle, nii nagu tuleohutus tõime, et kui on juhtunud,
kui on juhtunud siin või kui on juhtunud minu sõbraga. Ja muidugi on ka väga tänuväärne, et inimesed, kes ongi võib-olla kunagi siis kahjuks ikkagi hüpanud otse ratastooli, eks, et ka seda kogemust jagavad, et ka see aitab. Jah, mõtlengi, et need ongi need samad praktilised näited, et kas me teeme koolitusi, kas me kutsume sinna rääkima sama noore, kes tegi selle hulljulge tembu, kas ta oli alkoholijoobes või oligi see, et ma tean küll seda veekogu, siin võib vabalt hüpata, aga tead, öösel keegi oli sinna visanud kivi või mingi puunotti, et neid lugusid on palju. Just. Nii, ja siis on meil elanikkonnakaitse teema. Jaa, et ma ei tea, kas räägime näiteks Aleksandrist, kes on selline umbusklik ja ka põikpäine tegelane. Jaa, Aleksander on meil selles mõttes ka nagu raske, ma ütleks jälle, meie selline, kui me tõime siin, et meil on Rein tuleohutuses on niisugune klient number 1, meie jaoks nagu punased kodud ja nii edasi, siis Aleksander on ka see, et tema on kortermajas elav inimene, kellel ei ole varusid, ta teab kõik ise väga hästi, küll ma ikka hakkama saan, ei ole tal lähedasi või kui on lähedased, siis need elavad väga kaugel, et kriisis nad ei jõua tema juurde, sest jälle saan uuringust välja tuua, et Eesti inimesed kõik arvavad, et kui on kriis, siis kriisis operatiivjõud reageerivad veel kiiremini kui tavaliselt. Jälle üks uskumus, mida on raske ümber lükata ja kui ma olen seletanud, et nüüd pange see kriisisituatsiooni ennast ja mis te arvate, et tõesti see abi jõuab nii kiiresti, kiiremini veel kui tavaliselt. Et pange siis see, et teed on kinni, läbimatud, külmad, õnnetuste arv on suur, ilmselgelt me ei jõua nii kiiresti ja Aleksander on ka üks selline. Ja Ukraina sõda kindlasti pani meid kõiki selle peale mõtlema, et ei ole tänapäevastes kodudes enam sahvreid ja keldreid ja mida kõike ja ka nendes korterelamutes, et kes on natukene kas ettenägelikum või tahab nagu sellist kodusoojust, et ei ole ahju välja lõhkunud, et saab võib-olla paremini hakkama, aga kui sul on kõik elektri peal, et mis siis saab? Jah, et siin peab ikkagi mõtlema, et mis on need kodused varud, et mis aitaks meil 7 päeva hakkama saada. Kindlasti peab mõtlema, et mis need eluks vajalikud teenused, ma ei ütle elutähtsad teenused, mõtlengi, et mis on konkreetselt minu eluks vajalikud. Kas ma saan vett, kas ma saan sooja, valgust, et kuidas ma need kõik suudan nagu ise tagada ilma selleta, et riik kui riik ongi nii-öelda raskustes. Et Aleksander on see, mis tema mõttemaailm on selline, et küll ma hakkama saan ja kui ma infot vajan, küll ma panen teleka käima, mis sisetvoolu ei ole ja nii edasi. No ta ei ole selles situatsioonis enne olnud. Ei saa talle ju pahaks panna. Ei saa küll pahaks panna, aga jällegist, et see näitab meie tüpaaž inimesi, keda on väga palju, neid pensionääre ja kes elavadki siis nii-öelda nendes kortermajades tüüpilistes. Ja praegu küll sattus nii olema, et meil olid siin nagu 3 rohkem justkui nagu meesterahvast, et see Aleksander võib tegelikult olla ka vabalt naisterahvas. Ja, absoluutselt. Ja siin minu meelest nagu selle ennetusega tuleb mängu kaas põlvkondade teema, et ikkagi need vanemad inimesed, nad on raskeid aegu näinud, nad tegelikult oskavad oma käte ja mõttetööga nagu kuidagi loogilisi lahendusi leida. Aga nüüd ütleme uus põlvkond, et neil puudub ikkagi nagu selline elukogemus, nad on kõike näinud, et kõik toimib, kõike saab, et ma ei pea üldse muretsema, et miks mul peaks olema kodus mingeid kuivaineid, ma lähen poodi, kui mul tekib näksi isu. Ja tegelikult nii ongi, et kui me räägime nüüd, siin on võib-olla seda otsest paralleeli ei saa nüüd tõmmata, et Aleksander hakkama ei saaks. Kui Aleksander elab eramajas kuskil maapiirkonnas, siis ta elab terve talve ka üle. Kelder on talvesaadusid täis, et see ei ole küsimus. Aga võib-olla jah, et kui me räägime kriisi sattumisest, siis tegelikult meie jaoks on kortermajas elav üksik pensionär ja tegelikult ka noored, kes on harjunud, et ma lähen ma käin õhtul poest läbi, tulen hommikul või käin koeraga õues, toon leiba saia, aga nüüd kui juhtub Saaremaa näide, plõks, vool ära, kauplused kinni, mis nüüd saab? Ei ole isegi sõjasituatsioon. Ei olegi sõjasituatsiooni vaja. Tormid, talvised, suvised, kõik need toovad meile ikkagi eluks vajalikele teenustele selliseid tagasilööke ja toimub ahelreaktsioon, elekter kaob ära, vesi kaob ära,
soe kaob ära ja olemegi hädas. Ja isegi kui ma lugesin neid elulisi näiteid Eesti tormidest, et kui sa ei ole nendes piirkondades sel hetkel olnud, sa isegi nagu ei kujuta ette, et Eestis selline torm on. Ja kui me mõtleme, et kliimamuutustega võib neid esineda veel ja veel, eks? No, absoluutselt, ega me täna, minule meeldib alati öelda seda, aga olen ise koolitajana olnud, et koolituse lõpuks alati, et me elame jälle üks päev lähemale õnnetusele. Nüüd hakkas kõhe. Oleme valmis, tegelikult tulebki valmis olla. Jaa, see on päris mõjus lause. On. Ei jah, just see, et see 1% või see tõrvatilk või midagi, mis võib ära rikkuda, aga mulle endale nagu meeldib ka ikkagi elust mõelda, et minu meelest me vaatame elu liiga naivistlikult tervikuna, et kõik peab kogu aeg ülesmäge minema ja minuga seda ei juhtu või et elu on ju see, et juhtub kõike ja meie asi on, kuidas me sellesse suhtume, mis juhtub. Et me sellest suurest edust ei pimestuks, aga ka nendest takistustest ei kohkuks. Ja, ega me peame valmis olema ja ma ütlen jätkuvalt, et tegelikult olles rahuajal ette valmistanud. Just. Me elame kõik kriisid üle. Jaa. Kuule, siit on ilus ka lõpusõnad vormistada, et mida sa kokkuvõttes persoonadest oled õppinud võib-olla, et kas see oli sinu jaoks keerulisem protsess, kui sa arvasid, mida sa alustajale näiteks soovitaks, kes ei ole selle teemaga veel? Jah, et need, kes täna veel mõtlevad, et kas me peaksime klienti uurima, kas me saame sellest mingit endale vajalikku mingi lisaväärtuse, siis minul oli ka see suur kõhklus sees. Tegelikult oli ka suur kõhklus sees. Et tegelikult me ju teame. Võime ju võtta selle ukkunute või uppunute analüüsi, vaadata sinna sisse need lood ära, me ju teame, kes uppub. Aga teil tegelikult olid ju peas näiteks Rasmusest või Igorist kõigil mingid oma versioonid. Täpselt. Ja kui on kriisisituatsioon, kuidas nagu päästjad oma vahel veel saaksid ja ühtlustada? Ma ütlen, et tegelikult ongi see, et meil on sellised üldised mingid teadmised on ja mingid käitumismustrid üldised, aga kui me läksime sinna sisse, siis me täna suudame väga suuri protsesse ja tegevusi sihistada ja seda suurt, kuidas, see on paha sõna on jälle, aga seda suurt raha nii-öelda valesti laristamist, et me saame tegelikult suunata väga täpselt. Just, see efektiivsus. Just, see on väga efektiivne ja nagu ma ütlen, et iga panustatud euro toob nii-öelda ennetusse, panustab 100 kordi, see toob 100 kordi nii-öelda selle tagajärgedega tagasi. Ja teine lisandväärtus on ju see, et me saame riigis nende tegevusjuhistega ühiselt kõnetada, ühiselt mõjutada, ühiselt leida lahendusi ja hoida kodanike elus. No, mis oleks nagu ilusam, et jah, need persoonakaardid üksi inimelusid ei päästa, aga koostöö, empaatia, parem mõistmine, parem suhtlemine, ametkondade tasandil, protsesside ühtlustamine ja selle nimel tasub veel tööd teha. Igal juhul ja ei tohi ka ära unustada, et kui need persoonakaardid või tegevusjuhendid neile on valmis tehtud, et siis on nagu suur töö tehtud. Ka neid peab hoidma laivis. Ja ka nii, et meil võib tekkida mingis situatsioonis mõni fookussihtrühm või persona juurde, kellega ongi vaja rohkem tegeleda või on... Ja võib ka keegi ära kaduda. Või ära kaduda, jah, et kas need Reinud hakkavad keest ära kaduma või hakkavad Rasmused, ma ei tea, rohkem narkot tegema või mis iganes, et siis just nimelt jah, see... ajas täiendamine on ka üks osa tööst. Väga, väga tähtis osa. Jah. Nii on. Kas sa oled saanud ka päästjatelt tagasisidet, et kuidas on... Ja, me oleme tegelikult nii mõneski komandos meestega vestelnud ja tegelikult on selline, ühe lause kokkuvõtvalt võib öelda, et ega enne mehed tegidki sellist laskmist
märklaud oli nii kaugel, et kas läheb pihta, siis täna mehed on öelnud ka, et selle sama tegevusjuhendi järgi ja persoonat tundma õpetas, nad oskavad, et nad ei lähe tühja, nagu nad ütlesid, me ei lähe lampi lihtsalt mulisema, vaid me teame, millest me räägime, mis teda kõnetab. Ma loodan, et nüüd tiim, kes kõik on siin taga olnud alates nagu intervjuude tegijatest, disainer, keeletoimetaja, meediaagentuur, kes meil siin kõik olid, et kõik näevad, et see ühine pingutus on tegelikult juba nagu tulemusi toonud, et sellest on ainult hea meel. Te teete väga olulist tööd, et seetõttu saab teile ainult jõudu soovida. Ja mina tahan ka omalt poolt kogu tiimi ja teid ka tänada, et te meile tulite nende konkreetsete know-how'dega laevasest, ega üksinda, kui sa ei ole selle kokku puutunud, siis eelarvamused, kõik sai murtud ja me näeme sellest ikkagi tohutult vajadust ja kasu. Usalda proffe, et mina ei lähe oma teadmistega maja kustutama. Just, nii on. Aga ma olen tegelenud persoonadega näiteks ja seetõttu saan pakkuda seda ka kõigile neile, kes on selle teekonna alguses, nii et on koolitusi ja on nõustamist võimalik tellida, et kena, aga mul on väga hea meel, et sa tulid külla ja vaatame siis, mis meil järgmistes saadetes jutuks tuleb, aga igal juhul persoonad, üks teenusedisaini oluline tööriist sai võetud üsna tükkideks. Suured tänud ja ohutut suve!